Olete mõelnud, mis on ühist väikestel lastel, alla 2-aastastel ja edukatel? Üks pool, mis neid mõlemaid ühendab, on järjepidevus. Ma siin kuskil aasta tagasi oma kõige nooremat lapselast filmisin, kui ta proovis lusikat suhu panna, et ise sööma hakata. No see protsess oli kuskil 10 minutit, kui ma siis seda filmi tegin ja ma olin lausa hämmingus, kuidas see väike tüdruk järjepidevusega silma paistis, üritades seda lusikat ühtepidi, teistpidi, kolmandat pidi sinna suhu panna. See toit läks sealt maha, see lusikas läks viltu, ta ise oli sellega koos, aga ta ei jätnud järgi. Kui ta ära tüdines, viskas ta selle lusika käest, natukese aja pärast läks, korjas ülesse, sest et ta tahtis seda suhu saada. Ja võt, see ongi, mis viib meid tegelikult eesmärgile, sest et mida rohkem me millegiga tegeleme või midagi teeme, aju õpib ära läbi korduste, ärme unusta. Ja nüüd seda paremaks ma sellel alal saan, mida rohkem ma midagi teen. Ehk siis järjepidevus. Ja miks ma toon selle näite just, on see, et me kõik oleme olnud lapsed. Nii et kui te teinekord mõtlete, et mul ei tule välja, ma ei saa, ma ei viitsi, siis mõelge, ka teie olite laps. Te ei mõelnud tol ajal niimoodi. Te õppisite seda hiljem mõtlema niimoodi. Aga algupäraselt oli teil sees see järjepidevus, mis viis teid sihile. Ehk siis tuletage endale meelde ja tegutsege järjepidevalt.